Suur tänu ja kindlasti näitan. Muidugi hea reklaam, et võiks arvata, et ainult näidataksegi ja siis tuleb 2 slaidi, eks, tere ja head aega. Aga tegelikult natukene räägiks ja Logstackist, logidest. Fanaatiline usk viimased paar aastat on, et üks pärl on nagu ära unustatud ja tegelikult, et seda pärli nagu vaadatakse ka väga turbe seisukohast, et ma võtaks otsa lahti, minu nimi on Janek Riidin. Kui te otsite mind selle nime järgi, mis on kutses või agendas, siis te ei leia mind. Et pärast G-d pange I juurde, siis tuleb enam-vähem vasteid ka. Aga siis vahepeal ma kutsun lavale ka Kalevi selleks, et temad saaksid tehtud, et tänu tema jumalatele lahendustele parem on, kui teeb seda inimene, kes teab ka teemast. Ja siis ma võtan nagu asja kokku. Aga 2 sõnaga meist endast, et vaadates teid, siis ma arvan, et siin on dinosauruseid veel, aga sektoris nagu piisavalt olnud, piisavalt näinud üle 20 aasta. Ja võimalus on olnud tegeleda erinevate projektidega, huvitavate projektidega, ma ütleks või kiiksuga projektidega, et kui näed kuskil viga laita, siis ära tule vastu pead on laida ja nagu tambi mutta, aga ürita nagu midagi teha, et nendega nagu tegelenud ja kirjaks ongi tegelikult nii IT-infra lahendused, küber, kui ka ütleme, et sellised kogu seda kompotti nagu vaadata selliseste huvitavamate nurkade alt, et enne kui sisu juurde läheks, targutaks sul natukene selline vanem meesterahvas ja selline heietamise vajadus. Kodus ei saa ju. Kodus on naine selleks. See maailm on päris huvitavaks läinud, et kui ühest otsast vaatad, kui nagu mõelda 3 aastat tagasi ja kujutada ette seda tänast olukorda, kus me oleme geopoliitiliselt väga huvitavas olukorras ja teisest otsast see digitaliseerimine kappab ikka nagu siuke kevadine põder nagu sellise kiirusega, et sellega ainult ja rohkem sellist perfektse tormi tunnet nagu tuleb ja tegelikult teisest otsast, kui natukene mõtiskleda selle peale, et me ise nagu mingil hetkel nagu valgusfoori demoga, kuidas öelda, seda siiamaani minu meelest TalTech kasutab juhtkonna koolitusel, et kuidas öelda, hirmutasime, et vaata, et kuidas valgusfoori on võimalik ära häkkida, siis oli selline Täna, kui vaatad neid Cyber Battle of Estonia finaliste, siis need teevad niimoodi ühe käega enne hommikusööki, nad ei jõua hommikusöökiga ära lõpetada, kui valgusfoor juba näitab vastupidi värve. Et see maailm on päris huvitavaks läinud. Ja sellest tulenevalt meil endal Pipelabs Logstack oli selline peidetud pärl päris pikka aega ja kui me seda avastasime, siis me selles roadmapis nagu avastasime, et kui Pavlov tegi koeraga katseid, siis kell andis, ila jooksis. Logidega on see, et kui öeldakse logid, siis on küber. Kõik teised ütleb, pole minu rida, mine küberosakonda. Aga tegelikult see on midagi rohkemat, et kui sa võtad ikkagi selle andmestiku nagu normaalselt kokku ühte kohta, ja suudad selle andmestiku veel struktureeritult nagu, siis võiks nagu öelda suhteliselt lihtsustatult data warehouse, kui siin on andmeaida inimese järgi löögi mind maha, aga see on hästi lihtsustatult, et tegelikult on suur andmekogumik. Ja kui sul on struktuurid paigas, siis tegelikult sa saad täpselt sellist lõiku erinevatele rollidele. On see küber, on see arendus, IT-ops, ma ei tea, mingid meedikud kas või sisekontroll. Et siit ma tegelikult tahaksingi võib-olla natukene mõningaid use case ja tegelikult mida me näitame põgusalt, mitte tehniliselt, on use case, kus tavaküber võib eskaleeruda tegelikult andmelekkeks, mis on tegelikult selline läbi silode võimalik nagu use case, mis on tegelikult reaalelus täiesti rakendust leidav. Tarkvara arendus.
mul on väga hea meel viimased aasta aega tegelikult toimetada tegelikult klientidega, kes väga tõsiselt vaatavad ja just eriti, kui hakkavad need mikroteenused ja eelkõnelejate räägitud konteinerlused ja vabandage minu lihtsustatust, et ma küll sektoris olen 20 aastat, aga see ei tähenda, et ma tehnoloogiast veel midagi tean. Siis tegelikult üha rohkem ja rohkem on see, et sul tervikpilt nagu puudub. Ja kui sa ikkagi saad arendajatele anda nagu mõistliku töövahendi koos andmestikuga pihta, mis võtab sul nagu terve pildi ja sul on see struktureeritud niimoodi, et sa saad õiged asjad õigele inimesele õigel ajal õieti pihku pista, siis mina julgen väita, et see mitte ei kiirenda ainult arendust, aga parandab kvaliteeti. Kunagi üks inimene, 7-8 aastat tagasi ütles sellised sõnad, et tuleviku arendaja ei tohi kirjutada crap'i turvalisuse seisukohast. Täitsa nõus, sest et täna on juba majad niimoodi ära automatiseeritud. Targas majas ei ole tarvis raha välja pressimiseks, isegi Kalašnikoviga kohale minna, lülitad lihtsalt uksed kinni, õhk välja ja siis saadad päringu Austraaliast, et kuidas oleks ühe Bitcoiniga. Et tegelikult üks asi on see, et kirjutada crap'i, aga tegelikult töövahendid pihku anda selleks, et arendaja saaks kirjutada ka tarka ja turvalist koodi. Mis tegelikult tähendab seda, et ükskõik kui palju sa standardiseerid või tahad nagu, kuidas öelda, universaalset rakendust kirjutada, millel on ju loomulikult maailmas kuskil olemas mingid APM-id ja igasugused sellised liidestused. Küll ja küll tootjatega rääkinud, kui sa ütled, issand, pole maailmas asja, millega siis ütled nime, siis ütleb, ei, seda ei ole. Ja siis hakkad mõtlema, et kuidas seda nagu kuidagi pidigi nagu jälgimise alla võtta, siis tark arendaja suudab koodi logidesse, tarka logi kirjutades tegelikult suhteliselt palju kirjutada sellist asja, mis aitab elu ikka päris korralikult. Sisekontroll koostöös IT-ga, et tegelikult meil on täiesti elulised juhtumid olnud, kus ütleme, et majasisene väljapressimine teine juhtum, kus on korruptsioonihõnguline teema olnud, on välja võetud logidest, tõestusmaterjalidega. Et nüüd, kui te mõtlete nagu oma majas, kas on kedagi, kes kujutab ette, et sisekontroll kasutaks logisid või logi andmestikku, või ta tuleks teie juurde ja küsiks, et kuule, tee mulle ligipääs logi andmetele või rikasta neid andmeid, sellepärast et ma tahan sisekontrolli auditi eesmärgil tegelikult teada, mis teatud valdkondades või kriitilistes kohtades nagu toimub. See on meil väga aktiivne teema tegelikult, millega me toimetame just ka jällegi logide vaatest. Mitte midagi pistmist küberiga. See on üks andmestik, on võetud silost ja öeldud, et ma tean, on ettevõtteid, kus tehakse selliseid, kus öelda teste, et pannakse enne jõule tühi fail SharePointi nimega preemiad ja siis jälgitakse, et kui palju kes mida vaatab ja pärast siis sisekontroll küsib, et miks sa käid nokkimas vabal ajal, tööd vähe või. Aga seda oleks võimalik natukene teistmoodi nagu teha. Ja IT-ops, et ma nüüd tõstan natukene tempot, et ma vaatan, et see aeg lendab minu heietamisega. Et kõigil on helpdesk olemas, kõigil on monitooring olemas, vähem või rohkem määral, kuid tegelikult, kui sa suudad seda andmestikku rikastada või nendele inimestele anda veel vihku see slice sellest logidest, siis tegelikult see troubleshootimine, meil endal majas oli selline case, et hommikul 10 tuli teada, et sekretäri konto on SharePointis kustutatud, sul on 30 päeva aega, et andmed ära tõsta. Keegi seda ei teinud. 2 tundi troubleshootiti, surfati mööda logisid, tuli välja, et okei, rünnaku all ei ole, mingi ikaldus, taastati back-upist. 2 tundi hiljem tuli teada, et by the way, sekretäri konto on ära kustutatud, sul on 30 päeva aega. Siis, kui me hakkasime alguses Windowsi vahenditega surfamas, see võttis aega, kui me läksime Logstackist, tegelikult me saime 15 minutiga kätte, et kuna on 2 Active Directory, mis on omavahel süngis ja Windows suutis ühe testkasutaja teha sama unikaalse ID-ga, mis oli sekretär, siis iga kord, kui sync pihta hakkas, oli konflikt ja ta kustutas mõlemad ära. Tark tegu, leia see Windowsi logidest üles või
tõstke käsi, kes ütleb, et loomulikult ma oleks ise selle peast ilma Google'it ütelda, et täitsa abiks oli ja minu jaoks nagu ettevõtte asutaja juhina oli 2 head uudist. Meil on backup IT-ettevõttena ja meil on logihaldus. Et päris palju aega ja päris palju vaeva sai kokku hoitud, see oleks paaripäevane hea lugu olnud. Et nüüd tegelikult mitte tehnilise demo ja selle demo puhul ma ütlen seda, et kui keegi tahab tõesti nagu tehnilisemat või täpsemat informatsiooni, siis andes tagasisidet, kirjutades märksõna, saatke mulle tehnilist infot, siis tegelikult meil on 4 30-minutilist erinevaid use case'id, sealhulgas ka andmelekk, seesama sekretäri case, on YouTube'is ära peidetud linkide all, saadame teile. Et kuna nad on peidetud, siis ma nii avalikult ka ei tahtnud seda peidetud salajast asja nagu välja käia. Et siin ma kutsuksin Kalevi, aga nagu me kõik teame, siia sa ei pea tulema. Et inimene planeerib, Jumal irvitab. Selleks, et demo välja tuleks, tuleb anda, mitte anda Jumalale, demo Jumalale. Ma jooma ei hakka, ma pean minema, aga ma valan välja. Selleks, et kes ei usu, saab pärast tegelikult tuled, küsid küsimuse, mõistliku küsimuse, mitte see, et mis su nimi on. Et ikka midagi, sõna logstack või IT võiks sees olla. Siis saab pitsi ja väga head kurgid. Aga küünalt ei lubatud panna, tuletõrje võis kallale tulla, et seetõttu tegelikult teeme seda 90% jumaliku... Pits on võtmata. Sa tõmbasid just selle 80 peale. Kuule, jooma peab vist. Ma räägin. Ei, hakkas. Ma üritan nüüd 5 minutit vait olla. Nii, tere kõigile siis ka minu poolt. Kostab küll vist? Kuule, Kalev, sina minu võtta pits, ma... Minu ajal lahendati probleeme haamriga. Ma arvan, et see teine on ka full screenis, sellepärast. Yes! Voila! Tere siis veel kord. Et mina olen siis Kalev ja natuke selle logstackiga tegelenud siin mõned 5 viimast aastat või midagi sinna kanti. Ja täna on meil siis võimalus vaadata hästi põgusalt, hästi high levelil loomulikult, kuidas siis üks väike kasutuscase võib olla, kui siis algab ta nii-öelda nagu siis turvamätta otsast, analüütik tuleb tööle, vaatab oma kaunist pilti ja näeb, et siin on asjad natuke punased ja siin kusagil keskel on nagu ka mõned alerdikesed ehk siis eesti keeles siis teavitused võib-olla püsti läinud, et mõni siis natuke kriitilisem ja mõni vähem kriitilisem. Ehk siis taustal on kusagil käinud mingisugune analüütika ja leidnud, et siin on meil tegemist selliste pisut kahtlaste toimingutega, mis on siis üle erinevate keskkonnakomponentide käinud. Ja loomulikult esimeses järjekorras on mul siis võimalik vaadata selliseid kriitilisemaid asju, et siin on selline kuskil mingi ohuindikaatorite vastu on mingisuguseid asju juhtunud, et võiks ju vaadata, et mis see siis oli, et kas see on nagu midagi huvitavat minu jaoks ka või mitte. Ja siin on siis kenasti kirjas mulle, kui ma esimest päeva tulen analüütikuna tööle ja võib-olla veel öödega mütsi ei tea, olen niisugune noor roheline, siis mul sinuke väike abijuhend on kirjas, et umbes niisugune asi on see triggeri põhjus. Kui ma tahaks väga süveneda, siis ma võiks ka nagu need ruulid detailselt üle käia, aga seda ma ei hakka loomulikult tegema. aga mida ma siit näen, on ju, ma näen kohe trendi, on ju, et seda on mitte väga palju juhtunud, täpselt ühe korra on juhtunud siin nagu mõned tunnid tagasi ja kui ma tahan siit veel, ma näen sellise snapshoti juba näen, on ju, et siin kusagil mingi võrgu tasemel on mingisugused probleemid, kusagil mingisuguse arvutiga ja on seal võib-olla Chrome on seotud, kusagil on mingisugused IP-aadressid, aga võib-olla on lihtsam võtta üks selline detailsem vaade, üldse väga tehniliseks ei lähe, aga lihtsalt paari nurga alt näitan, et detaile tegelikult tuleb kohe rohkem, kui sammuke edasi minna.
Ja siin on siis nii-öelda üksipulgi ära seletatud, miks see alert siis püsti on läinud, et mis see põhjus siis on ja siin on öeldud siis, et vot see kasutaja sealt masinast on siis läinud sellisele IP-aadressile, mis on meil kuskil ohufeedides nagu kirjas kui ohtlik koht. Et neid ohufeede võib siis keskkonda olla seadustatud mitu tükki. Et neid tuleb siis tiksub kogu aeg peale, nii kuidas kuskil üle maailma erinevad turvaanalüütikud neid üles korjavad, ära valideerivad ja viskavad kuskile feedides sisse, et me saame need siis sisse tõmmata ja vasta neid siis jooksvalt pidevalt kontrollida ja ohtude matchimise korral siis lasta teavitusi. Et ma siit meelde võin iseenesest jätta selle masina, siit ma saaks minna ka seda masina kohta detailsemat infot uurima, sinna ma ka ei lähe, et see läheb muidu hirmus tehniliseks ära. Aga ma tulen ühe sammu siis tagasi sellest ühest reeglist välja ja vaatame, mis siin pildi peal veel on. Et siin on ka näha üks teine nii-öelda intsidendilaadne asi, see on küll esmapilgul tundub, et on natuke lahjemaks hinnatud, aga võiks sellele ka korraks sisse vaadata, et kust see siis tulnud on või mis siis juhtunud on. Ja siit on võimalik jällegi, ma metakoodi ei hakka väga lahti rääkima, aga ideeliselt on siis taga mingisugune loogika erinevate sündmuste mingisuguse järjekorra läbimisel, siis leitakse, et tegemist on siis tõenäoliselt mingi kahtlaste tegevuste jadaga, antud juhul oli siis see sequence, mis siis seal samas masinas, nagu me siit näha võime, selles samas MSD-10 masinas, on siis selline tegevuste jada, kus laeti kõigepealt midagi alla ja võiks vaadata, kas me näeme ka detailidest, miks see trigerdab. Ehk siis siin on see nii-öelda võimalik detail, kaugele võib-olla ei paista, aga võib-olla esimestes ridades näeb, ehk siis on näha, et on üks fail kusagilt alla laetud ja lihutatud see peale seda Dropboxi, ehk siis selline hüpotees, mida siis võiks korrata või kontrollida, et vaadata, mis see faili nimi on, mis seal failis võib-olla sees on, nimi on palju lubav, niisugune customer export CSV, ma ei tea, miks ta selle kuskile enda Dropboxi võib-olla peaks küsima ta käest või vaatama sinna failile sisse või pisut edasi analüüsima, aga sellise indikaatorina kohe on nagu võimalik see õigesse osakonda nagu jällegi edasi saata ja teised inimesed siis võib-olla esitavad neid küsimusi, et siit meie poolt tuleb lihtsalt ainult tehniline sisende. Et selle koha peal ma tegelikult annaks jällegi ekraani tagasi Janekile, et kui teil kohe selle kohta siin mõnda kiiret küsimust ei ole just. Ma võin küsimused lõppu jätta äkki või? Jätame lõppu. Nii et ole lahke. Suur tänu. Tuleb välja, et 70% ka piisas täiesti. Et tegelikult selle näite baasil või selle lühikese tema, mitte tehniline, sellest sarnasest on ka tõesti nagu bitideks, baitideks 30-minutiline salvestus olemas. Seesama sekretäri käis näostamised ja nii edasi, et tegelikult kuidas ühel või teisel viisil logisüsteem võib elu aidata ja elu lihtsamaks teha või isegi kiiremaks teha, et siis võib alati vaielda selle keisi üle, et Dropbox ja et issand jumal pilveteenused. Aga kui me mõtleme kas või nii palju, kui ma olen saanud nagu rääkida valdade inimestega ja nii edasi, et kus lihtsad inimesed, kes tahavad inimestega suhelda ja lihtsustada enda elu, kasutavad kas või sotsiaalhoolekandes suhteliselt delikaatseid andmeid selleks, et kodunt saaks hästi ligi, et ma panen sinna enda Google'i Drive'i, et ole hea ja kontrolli, monitoori, jälgi seda, et loomulikult alati võib kõik kinni keerata, aga me teame, et see lõpeb sellega, et sa hakkad lahti keerama ja oled aasta pärast samas kohas tagasi, kus sa enne kinni keeramist olid. Ja tegelikult paar kasutusjuhtu veel, et Jeesus neid vidinaid, et neid vidinaid kodus ei tasu alatähtsustada, sest et selle sama töötelefoniga, mis on sul võib-olla lukku keeratud, aga võib-olla ei ole, nendega sa oled seal oma koduvidinates, kontorividinates, siis on mingid
läbipääsusüsteemid ja nii edasi, et tõenäoliselt ei ole eriti palju käsi, kes ütleb, jaa, mul see jookseb kõik ühte sellesse tervikpildina, mul on tervikpilt olemas. Kui keegi tõstab kätt, siis pits minu poolt. Ja see võib olla midagi paremat kui lauaviin. Värske täna hommikul Selverist. Et müts maha. Aga lõpetades tegelikult kas või tootmistega, et Jeesus, me oleme digitaliseerimine 4.0 vist jõudnud. Et mis versioonist hakati rääkima turvalisusest? Või sinna ei ole veel jõutud? Kui Eesti riik 5-6 aastat tagasi müüs e-riiki, siis kõik vaatasid, vau, ja siis ütlesid, et unusta ära, kuule, turvalisus. Et tegelikult tulles tagasi tööstuse juurde, siis neid seadmeid, neid vidinaid, mis olid aastaid pühad lehmad, kuskil põllu peal olid skaada seadmed ja seda sellised kinnastega olnud haldasid ja kui IT tuli, siis öeldi, pole sinu rida, tegele enda arvutitega. Et tegelikult täna on nad kõik võrgustatud. Nad toimetavad, nad on sinu võrgus ja kui palju IT sellest teab. Ma ei hakka rääkima tegelikult, ma loodan, et päris elus see ei ole ja kui keegi isiklikult võtab, siis, aga kui meil oli see, mind puudutas see väga, sest et logid on minu teema ja kui mingid asjad nagu hapuks läksid ja siis öeldi, et tegelikult logisid ei olnud, siis ma mõtlesin, et andke andeks, et kuidas see nagu võimalik on. Et ma loodan, et logid olid, et see oli mingi muu põhjus, miks öeldi, et logisid ei ole, kui suurem kogus vaktsiine läks hapuks. Aga viimane on tegelikult see, et kindlasti me ei ürita oma lahendusega olla mingi Splunki killer või mingi muu killer, aga me saame kindlasti olla optimeerija eelarve seisukohast. Kui sul on tõesti nagu selline kriitilised rakendused, mis on, ma ei tea, Splunki või ükskõik mis Siemi suari väärilised, jumala eest, 2 käega. Küsimus on see, et kui sul on Splunk või mingi tõesti nagu korralik kommerts, kas sa paned sinna kõik omad arendus oma nende kilobaitidega, mida miljardites? No sa ei pane sinna. Ehk siis hakkad neid treide tegema, et kas sa üldse võtad arenduse seltskonna, kas sa võtad need läbipääsusüsteemid või mitte. Et tegelikult meie ettepanek on väga lihtne. Tieri omad rakendused ära. Jumala eest. Splunki tier 1. Tier 2, Logstack, Tier 3, Dev0, või kuhugile. S3, ma kuulsin siin logilahendusest S3. Et selles mõttes, jah, palun, et kõige lihtsam finantsiline tööriist optimeerida tegelikult mingeid kulutusi ja selle koha pealt on meil hinnastamine väga lihtne. Kõik, mis sa kokku hoiad, 20% meile. Mida rohkem hoiad, seda rõõmsamad oleme. Et siuke dünaamiline ärile suunatud hinnastus, aga see oli nüüd nali igaks juhuks ütlen, et seda ei ole hinnakirjas sellist punkti. Ja tegelikult, mis on Logstack, on see, et see ei ole tarkvara, mida me müüme. Tegelikult see on Elastico baasil vabavara basic litsensil üles ehitatud väga skaleeruv logihalduslahendus, mida oleme arendanud, komplekteerinud, parendanud ja tänaseks ka Siemi juba sisse toonud, ehk siis tegelikult logihaldus koos Siemiga. Allikate koha pealt peale mainframe'i nimetage, me ütleme jaa või teeme ära, mainframe'i ei hakka isegi mõtlema. Aitame teil kas või läbi mõelda, kuidas inimesed ligi lasta, kuidas back-up'ida, arhiveerida sinna samasse S3, millest oli juttu, alertid ja nii edasi. Osad ei ole vabavaralised, need 2 tükki ei ole vabavaralised, need on meie IP, ehk siis tegelikult vaesemehe blockchain ja active DR lahendus, siis, kus sul 2 andmekeskuses võivad logid oma ette töötada, kui need on süngis. Ja viimane slaid, eelviimane. Mida me teeme? Me tegelikult norime tüli. Me käime, üritame evangeleerida, rääkida, et logid ei ole nõrkadele, nii nagu backup on. Et logid ei ole nõrkadele, logida tuleb. Sa hakkad seda niikuinii tegema, sa lihtsalt ei tea veel, et sa hakkad seda tegema, et ei lepi selle faktiga.
See ei pea alati olema täiesti uus lahendus, see võib olla ka olemasoleva parendus või tegelikult koolitus, täiendamine. Ja alade päästmiseks me oleme vales tsoonis, aga mingis mõttes osaliselt nagu kommertslitsentside ikkest päästa Eesti töörahvast kõlab nagu ilusasti. Et vabadus tegelikult teha nii palju, kui sa tahad ja sul jaksu jätkab, ilma et sa peaksid mõtlema, et millise panga sa nüüd nagu paljaks varastad või mingid klassikud ütlesid, luukere käes ma peaksin viina kätte võtma, küsima, et nõustu ära nõustu, et igaüks on oma usku, et see oli minu viimane slaid. Ma suutsin miinusesse lasta 1,5 minutit, aga Kalev on süüdi. Nii, kas meil on küsimusi saalist? Keegi viina ei taha. Oleks pidanud ikkagi selle kvaliteet viina kaasa. Sellepärast ei küsitagi, muidu oleks küll küsimusi. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult kui on küsimusi, jätke tagasisides märku, eriti kui videosid tahate saata, lubame, et kui ise helistate, siis müüme, kui ei helista, siis müüme niikuinii. Ja kõik see on tegelikult riigipilves olemas. Kõik, aitäh! Aitäh! Suur tänu!